raske on tegutseda õiges suunas, kui ei ole teadmisi ja ei ole usku. 2 komponenti on vaja. Mis siis teha? Kui me oleme juba soos ja Münchhausenis ka, Münchhauseni muinasjutus ka, Münchhausen, tal tuli meelde, eks ju, kuidas ta hobusega soos hakkas uppuma, et mul on tugev käsi, siis tõmbas ennast ise välja. Et kuidas me ennast välja, oma väike valikuvabadus, mis on andnud, et kuidas me sealt välja saame. Tänulikkus ja alandlikkus on 2 siis sellist huvitavat sõna, mis on tegelikult suur teadus ja suur filosoofia, sest tavaliselt alandlikkuse tähendab tavaliselt inimeste jaoks meie ühiskonnas, et see on selline, mine palvata kirikust, et sa oled selline luuser, et sa oled elus kõik businessiga on sul metsa läinud, suhetega on metsa läinud, ma ei tea, tervisega on metsa läinud ja nüüd sa oled nagu alandlik, siis sa oled selline, ei saa hakkama nagu ühiskonnas. Siis pöördu Jumala poole, et äkki Jumal aitab, et meil ei ole sind vaja, eks ju. See on nagu alandlikkus. Aga tegelikult alandlikkus on, sisemine alandlikkus on see, et sa saad aru, et ei ole halb ega head. Sa oled neutraalne kõigi ja kõige suhtes, sest sa tead, et see on kõige kõrgema kontrolli all. Et kui sul läheb õudselt hästi või kellegi, ma ei tea, siis see ei lähe nagu liiga hoogu materiaalne energia, sa saad aru, et see on nagu nii ajutine. Ja kui kõik pekkis, sa saad aru, et see on ka nagu karmaga seotud, et see on ka nagu õiglane, et see ei lähe nagu teise äärmusesse. Et sisemine alandlikkus on siis tegelikult loomulik selline seisund, kui saad aru, et sa oled väike lahutamatu osake sellest suurest tervikust ja see suur tervik on nii suur. Ja sa oled nii sõltuv, sa oled teadvustanud sellest Jumala armolikkusest, emakese looduse armolikkus, kõik su kehafunktsioonid, mõte, kõik õhk, maa, tuli, vesi, eeter, need 5 elementi, sugulased, tuttavad, söök, eks ju, maitsed, lõhnad, kõik need energiad ja elemendid, et sa oled niimoodi nendest sõltuv. Et see teeb sind loomulikult läbi nende teadmiste, realisatsioonide ja alandlikuks. Sest aru, et sa oled väike osake, et ainuke, mis sa teha saad, tundad siis täiuslikku loomulikku õndsust ja armastust, on siis koostööd. Eks ju, rakendad oma anded ja see, mis sul on, eks ju, teiste teenimisse. Et nii lihtne see ongi. Muidu on niimoodi, et sinul on omad reeglid, materiaalses maailmas on nii, mul on omad reeglid. Üks peab võitma, üks kaotama. Eks ju. Mina teen omad reeglid, mul on omad reeglid, mina arvan, et need on õiged. Ja sina teed omad reeglid ja sina arvad, et need on õiged. Ja siis me hakkame võistlema ja see, kes kaotab ja see ongi luuser. Ja siis see ongi pärast alandlik selline, kuna see pähe vaata. Aga on olemas universaalsed teadmised, eks ju, transcendentaalsed teadmised, mis tegelikult annavad meile selle usu ja läbi siis praktika ja hea eeskuju sellise realiseeringu jätkata, eks ju, teed valguse poole.